Tervitused! Tänases videos ma üritan ka osa saada sellest suurest kalapüügimekast ning proovin püüda siis koha ja ahvenat. Rõhk on siin ikkagi sõnal koha, et seda kala ma sooviksin rohkem tabada ning panengi siis fookuse koha püügile täna. Täpsemalt siis Pärnu linna alla, Pärnu jõe alamjooksule ja varasemad korrad ma olen seal mõned üksikud käigud teinud ning tulemus on olnud siis ümmargune suur null, et lähme siis vaatame selle vähese kogemuse pealt, et mis mul seal täna teha õnnestub. Need üksikud korrad, mis ma seal varem käisin, oli püük kaldalt ja sellega seoses oligi see ikkagi püügimaa niivõrd piiratud, et täna siis lähen peale esimest korda kajakiga, et lähme siis, laeme seal varustuse maha ja lähme kajakiga Pärnu jõe peale ja püüame siis koha ning ka siis ikkagi ahvenat. Kuna see Pärnu jõe alamjooks on ikkagi sellise tiheda mootorpaadi liiklusega, siis oma kajakiga seal pean ka rõhku panema turvalisusele, kõigepealt vaatama ja hindama, et milliseid laineid nad seal teevad ja kuidas see mõjub ja kõigepealt siis püüki ikkagi alustama kalda lähedalt ja kindlasti lainetust vastu võtma seal risti, et ma usun, et seal midagi hullu ei tohiks olla, aga ikkagi igaks juhuks jah, algul kalda ääres, kuidas tunnetus on ja kindlasti päästevest seljas. Aga mis seal ikka, et kohe varsti siis kajakiga jõe peal. Alustame siis enda väikest retke. Panin siin väikse arsenali ka endal valmis, et hakkame siis nendega vaikselt proovima. Vaatasin need paadid, mis siin nüüd sõitsid, hindasin need lained küll mingit erilist ohtu ei kujutanud. Aga noh, parem oli karta kui kahetsega. Noh, sellised pisikesed ainult. Kui nüüd keegi täie pasaga siit minu parempoolset servast ei peaks tulema mingi hetk, siis vaatame. Kõik asjad on kinnitatud, isegi aer. Et kõige hullem, mis juhtuda saab, kaotan mõned landid lihtsalt. Esimene vise siis. Nii, on võtt esimese piskega siin. Opa. Ja tundub, et on koha. Ei hall, haug, idapekkine. Idapekkine. Haug. Pisike haug. Vot sulle. Nii üks paadike tuli siit päris eest kohe. Sain just haugi vabastatud ja ei tea, stabiilselt ma ennast igal juhul siin tunnen. Et siis kohe esimene vise ja siuke 40 haug umbes. Tuled koha järgi ahvenat. Ole siis haug. Vaatan siin seda taimestik on päris palju ja takerdus siin võib-olla polegi kõige parem, et võib-olla sellist puhtamat vett leidma kuskilt. Lähme siis edasi hiilime võib-olla natukene, kuigi siit on ka tegelikult ei peagi võib-olla keset jõge passima, ka hea positsioon loopida
jälle nagu võtt, jälle aug raudselt. Näeks ta nüüd ära, millega, kellega tegu. Ilus ahven. Vaatame siis, võib-olla läheb ahvena püügiks hoopis. Siin hoopis ühe landi vahepeal, et siis jõgi annab ja jõgi võtab. Nii, võtt on taga, niisuguse ahvena siputuse moodi tundub. Ilmselt. Jälle üks kena ahven. Lähme siis vist ahvena peale, tundub. Ja jällegi tundub selline mootoriõli olemat värvi eelistus. Ma panin korra siin mingi oranži ja rohelisega, siis oli sellega tükk aega vaikus ja selle mootoriõliga tuli ju kohe see aug ja nüüd need kaks ahvenat siin. Miks ma üldse landi värvi korra vahetasin, oli see, et ma jätsin ühe mootoriõli põhja juba, siis ma vaatasin, et selle oranžiga ei juhtunud midagi, siis panin nüüd uuesti mootoriõli ja oli uuesti nagu võtt taga. Vaatame, mis siin päeva jooksul siis toimub üldse. Vahetan kohta, et sellist keti tulemist ikka mulle ei anta. Nagu siin see võimalik ju võiks olla, aga ei ole üldse tähtsust. Mõnus on ikka. Panin kaamera tööle, sain ühe võtu. Langemise pealt pani ritva ots laksaki, aga ilmselt jälle mingi ahven. Järge ei tule praegu rohkem. Noh, ongi nii hetkel piirdunud nende võttudega. Paat seal veel liigub, püüab seal kohal. Ülejäänud olid kõik seal rohkem linna pool. Ja vaatame ka kuskil siis, proovime leida midagi. Minu puhul ma ei imesta üldse, kui jääbki nii ja praegu on ikkagi täitsa mugav nende mootorpaatide keskel ka siin, kes siin voorivad edasi-tagasi ja ühed lained lasin ka külje pealt sisse. Et ütleme, et sellist ohtu küll ei tundnud, et ta ümber läheks, pisut harjumatu selline õõtsumine. Aga jah, et mugavam oleks nii, kui püügipositsioonil olen siis alati jõega risti ja ma arvan, et ei ole küll mingit muret. Ja ikkagi päästevest. Kohmakas on ja ebamugav, aga ma pakun, et palju mugavam kui kuskil jõe põhjas oma elu eest võidelda.
jah, täiesti võtuta on nüüd möödunud siin. Olen siit ikka veel alla voolu, aga ei ole tihedalt, olen neid auke siin, või no mis auke, kohti läbi loopinud. Tea, kas pärast üldse tagasi suundama kohe algusesse, kus seal midagi vähemalt toimus. Sõidame siis uue silla alt läbi. Kala ei võta või ei oska püüda. Minu puhul see viimane. Sõidame lihtsalt praegu. Kohe selle Tallinna maantee silla alt läbi vaatame, mis siin pool toimub. Kurat, siin vedas ankur edasi, käpad laiali ajab. Hakkan tagasi minema, kus midagi vähemalt toimus kohe alguses. Jah, ei. Ei saanud siit poolt ka midagi. Kõik asjad on valed. Päev on vale, landid on valed. Nüüd on siuke ühtlane tuul pööda Piki jõge, et ei tea, et mõned vaatasin midagi ikka said ahvenad seal, aga kellelgi on niikuinii alati see kast täis kuskilt. Tuul on nii mõttetult tugevaks läinud, puhub ühtlaselt kogu aeg vastu ja kaldas sära vahepeal, teeb väikse ampsu siin. Ja siis proovime veel õhtuks siin. Äkki tuleb õhtuks veel lisa siis. Kell on nüüd 3 läbi ja mis ma tulin, mingi 11:30 tulin peale. Kalaga pole just kiita, aga noh, sõidu peale kulub ka päris palju aega ära, et tuleb ikka veel üks koht või 2 pikemalt sisse võtta ja vaatame. Proovime siis ikka veel. Esimesed visked siis peale söömist. Talvel siit selle koha pealt sain küll ahvenaid. Pealt pani siuke pauk käis koha ja läks ära. Võis olla isegi mõõdus. Ai kurja, see võttis sapsu sisse. Kohe siit üks võtt õhtul. Võis ju isegi mõõdus olla. Ja uus pauk käis. Aga ilus ahven. Noh. Olgu siis ahvena lisa. Midagi vähemalt hakkas siin juhtuma järjestiku 2 viskega.
paar võtukest siin oli veel nüüd peale selle ahvena saamist ja koha äraminekut, aga nüüd on jälle nõks aega. Vaikus. Noh, sisuliselt on kokku ja terve päev vaikus. Üksikud tilkumised. Aga kohavõtt oli ikkagi teretulnud ja kunagi saab võib-olla kätte ka selle. Nii, kui seni olen tava Jigi peadega proovinud, panen nüüd drop shoti. Katsetame sellega ka siin. Enne kui minema sätin päris. Ja panen sellise oranži luti talle siia. Hea küll, liigun nüüd tagasi, kus ma peale tulin ja lähen solgutan seal veel ka mõningaid lutte ja kui tuleb veel võtta, siis on boonus ja kui ei, siis vaatame veel viimased pingutused siis. Eemal üks koha, iriti paati, ma ei saanud silma järgi niimoodi aru, kas ta oli mõõdus. Nii, tagasi alguses ja viimased visked. Siit võime veel ühe võtu kirja saada, aga see oli ka vist kõik. Pausi ajal pani 2 korda ja siis on vaikus lihtsalt. Nii, just pudistasin ühe korraliku ahvena siit ära. Nii, püük läbi tänaseks aitab küll, et ei olnud siin rohkem ei midagi ja näha on, et võib-olla oleks pidanud hommikul olema, kes seda teab, aga tänaseks lähme ära ja randume ning võib-olla kunagi tuleb siis ka video, kus ma tõmban 10 kilo ahvenat või 5 koha näiteks. Aga ma arvan, et kohtume järgmises juba kuskil mujal. Kuskil väiksel jõel, üleme jooksul kuskil. Vähem proovin seal, mis seal toimub. Järgmise korrani siis.